Naine ei saa täielikult olla oma nii-öelda naisenergias, kui tal puudub kõrval meesenergia. See ei tähenda, et sul peab olema mees, sest et me kõik teame, et kõik mehed ei aita meil olla naiselikud. Ma mäletan aastaid tagasi, kui ma olin isegi suhtes, ma pidin kõike ise tegema, otsustama, kontrollima ja nii ma lõpuks kaotasingi täielikult oma pehme ja naiseliku poole. Ja ma arvan, et nii paljud naised tänapäeval kogevad seda, eriti kui nad on üksi. Me peame mõtlema rahale, planeerima, otsustama, vastutama ja märkamatult me lähemegi sellesse, ma teen kõike ise, ma olen iseseisev naine režiimi. Ja vähemalt mina omal ajal tundsin väga palju, et minust on nagu midagi puudu. Ma ei ole täielikult see, kes ma olla saaksin, sest et tol ajal ma ei osanud isegi iseennast toetada, et ma saaksin olla täielikult naine, rääkimata kellestki teisest. Ja siis ma sain aru, et asi ei ole tegelikult selles, kas sul on mees või ei ole, vaid selles, kas sinu elus on tasakaal maskuliinse ja naiselikkuse vahel. Sest kui seda maskuliinset poolt ei ole, siis me peame selle ise üle võtma. Kui su elus ei ole midagi, mis on struktureeritud, turvaline, kandev, siis ongi raske olla naine, sest et meil on vaja seda toetust. Me oleme õrnad ja see on täiesti okei tunnistada, et me oleme õrnad, sest et me oleme naised, me ei peagi olema tugevad. Aga see kõik ei tähenda jällegi, et sul peab olema mees. See tähendab, et me peame lihtsalt ise õppima, et luua endale seda tasakaalu. Ja õnneks saab seda tänapäeval väga lihtsate moodustega teha. Ehk siis esiteks struktuur. Loo endale näiteks kindlad rutiinid, kindlad ajad, kindlad plaanid. Mõtle oma nädal ette või kas või isegi kuu ette, kui sa oskad niimoodi. Planeeri, pane endale paika, mis kellaaegadel sa teed trenni, mis kellaaegadel sa teed mingeid vaimseid asju. Planeeri ette näiteks mingeid istumisi sõbrannadega. Pane omale paika kindel kuupäev, millal sa maksad arveid. Üks asi, mis saab teha, on panna pangas mingid, ma ei tea, üürimaksed, kõnearvemaksed, mingid siuksed asjad, mis on meil iga kuu täpselt sama palju, panna automaatmaksete peale. Tee omale valmis need struktuurid ja plaanid, mis hoiab ära selle, et su elu on täielikult kaoses. See kõlab väga igavalt, aga see on see, mis annab meile turvatunde. Teiseks, ma lõpetasin selle, et ma pean kogu aeg midagi tegema. Et mul on kogu aeg mingid eesmärgid, kogu aeg mingid asjad, kuhu poole ma püüdlen, vaid vahepeal on okei lihtsalt võtta samm tagasi, puhata, lihtsalt olla, hoolitseda enda eest, hoolitseda oma kodu eest, oma pere eest. Ma olen väga suur nimekirjade inimene. Ma tegin igapäevaselt omale nimekirju asjadest, mis ma tegema pean. Mul on olnud nii kõrged ambitsioonid ja nii kõrged eesmärgid, et ma ei ole lasknud endal puhata ja olla. Naiselikkus ei tule sellest, et me teeme rohkem ja pürgime kaugemale ja pürgime kõrgemale, vaid see tuleb sellest, et selle pürgimise ja eesmärkide vahepeal me lihtsalt laseme endal olla. Sest et ma olen siiamaani ambitsioonikas, mul on siiamaani suured eesmärgid ja ma tahan saavutada palju, sest et ma lihtsalt teen asju, mis mulle nii väga meeldivad. Aga nüüd erinevalt sellest, kes ma olin aastaid tagasi, ma lasen endal lihtsalt puhata ja olla. Kolmandaks, ma hakkasin looma endale kodus keskkonda, kus ma tunnen ennast hästi, kus ma tunnen ennast rahulikult ja ma olen väga kaitsev enda kodusuhte. Mul meeldib hoida seda puhtana ja korras. Naised on loomu poolest hoolitsejad. Kui ma hoolitsen enda keskkonna eest, siis ma tunnen ennast paremini, sest et mul on seda hoolitsust kuhugi lisaks veel näidata. Neljandaks, ma hakkasin abi ja headust ja komplimente vastu võtma. Ma mäletan, ma olin nii enda selles, ma suudan kõike teha üksinda ja ise ja mul ei ole vaja kedagi teist energias ja kuigi see on praegu ka tõsi, ma tean, et ma olen intelligentne naine, kes saab absoluutselt kõigega hakkama, siis mul ei ole vaja kõigega hakkama saada. Me saame luua endale ümber inimesed, kes saavad meid aidata, kui meil seda vaja on. Viimaseks, ma hakkasin rohkem enda keha tunnetama. Minu eesmärk trenniga ei ole kunagi olnud mingi kaalunumber või välimus. Ma olen alati pannud eesmärgi sellele, kuidas mina ennast enda kehas tunnen. See on kõige olulisem, vahet pole, millised me välja näeme või millised on meie kaalunumbrid. Mul oli nii suur probleem sellega, et mu õlad olid kogu aeg pinges. Ma olin niimoodi, ma olin reaalselt niimoodi kogu aeg. Ja lihtsalt õppida lõõgastama ja rääkima pehmelt ja hingama paar korda sisse välja, kui on pingeline moment. Näha vaeva, et mu rüht oleks ilus, mitte et ma oleksin küürus seljaga kogu aeg niimoodi telefon käes, vaid
istuda ilusti, sirgelt, õlad taga ja mitte siukses sundasendis, vaid just naiselik, pehme, pehmus. Me tahame pehmust. Ja 6. emotsioonid, kuidas me teiste inimestega räägime. Me ei pea kõige peale reageerima. See õppetund, ma nüüd vaatan tagasi ja saan aru, et ma olen nii paljudele inimestele nii paljude mõttetute asjade pärast lihtsalt reageerinud. Ja see, kuidas teised inimesed käituvad, ei ole minu asi. See on nende enda kanda, aga see, kuidas mina nendele asjadele reageerin, on see, mis mõjutab mind. Ehk siis, kui keegi ütleb midagi, kui keegi käitub mingit viisi, siis harjutada seda, et lihtsalt olla, et nojah, ja liikuda edasi. Kõigele ei pea tähelepanu andma, kui sul ei meeldi, kuidas mingi inimene käitub, kuidas mingi inimene räägib, siis tegelikult tihtipeale me saame lihtsalt eemalduda. Ja 7. ma luban, et see on viimane punkt. Ropendamine ja vandumine on nii inetu. Ma mäletan, kuidas ma aastaid tagasi ropendasin ja vandusin ja ma lihtsalt mõtlen tagasi kõikide nende inimeste peale, kes pidid mind kuulma niimoodi appike. Mul on nii piinlik. Meie kõnepruuk on nii oluline osa meist, et kui me selle ära puhastame, siis inimesed ka sinu ümber märkavad, et sa oled rahulikum, viisakam. Ropendamine ei ole viisakas. Ja üldse, me oleme ilusad, intelligentsed naised, meil ei ole vaja ropendada. Aga et ropendamisest lahti saada, see võtab natukene aega. Nii et minu jaoks mees ei loo naiselikkust. Ta võib seda võimendada, ta võib seda teha lihtsamaks, aga kui sul seda sisemiselt ei ole, siis ei loo seda ka ükski suhe. Ma loodan, et te saite mingeid uusi mõtteid sellest videost. Kui saite, siis võite näiteks alla kirjutada või siis mulle kirjutada ja näeme järgmine kord.